Järgmine auto Kesk-Eesti Tikupoisi parklas ootas mind. Ja autoks on loomulikult Ford Focus. Sootsa hinnaga, pika ülevaatusega, veidi roosteskerega. Ja viime koju ära ja vaatame, mis saab. Probleemideks on siis see, et auto puterdab. Mulle tundub, et tal on karbid vahetatud. Kivikaitsega on mingi hetk üle tehtud, aga ilusti on tehtud. See puterdamine mind ei kõiguta. Siuke probleem. Siuke probleem. Siuke probleem. Selline probleem, millega ma ei tegele. Selline probleem. Ja selline probleem. Aga kõik on tehtav. Ja salong enam-vähem, must on, aga terve. Veidi palju sõitnud sellest, mis ma tavaliselt osta tahan. Sellega võrreldes ta oli vist 280. Aga mis mulle meeldis on see, et kliima töötab. Sellisel odaval autol täiesti jääkülm õhk. See on lahe. Soojad ilmad tulevad. Ja leidsin. See mulle meeldib. Seda ma ei teadnud. Tegelikult mulle meeldis see elektrisinine värv ka. Ta on mega ilus värv. Loodan, et ma saan need ka kerevärvi tagasi. Ja siin on nüüd esimest korda, ma natuke kardan, et see on siuke kahtlane. Vaatame, mis sellest saab. Ehk ei tule auku. Selles mõttes metall. Pahtlit ei ole, tehtud varem pole. Aga eks garaažis on näha. See siin põhja all on üle keskmise. See sillatala on kindlasti üle keskmise. Ja hops, uus sumps. No näed, läheb veel edasi ka. Ma näen, et seal kaugemal on ka uus sumps. No taaskord sitsab asja, pole üldse küsimus. Miks mulle need fookused meeldivad, nagu te juba aru olete saanud? Sellepärast, et nad on lihtsad, soodsad autod, nad ostetakse alati ära. Ja neil on jupid odavad ja nad on, mul pole mitte kunagi, mitte ühegi fookusega halvasti läinud. Üllatusi on olnud loomulikult nagu autodega ikka, aga need üllatused lahenevad alati odavalt, see on suur vahe. Ja müüa lihtne, et siin on sihtgrupp on väga lai. Igasugused esimene auto, vanaema auto, vanaisa auto, ajutine auto, pere teine auto. Nii, ma pesin selle drosselklapi enam-vähem ära. Korra vist saab veel. Aga valgus paistab nüüd läbi ilusti äärtest. Enne oli siuke kahtlane. Ja see on siuke tasuta asi, mida teha, et välistada taaskord üks viga. Ja see paikneb siin koha peal. Nukkvõllid peavad joonduma ja nad ei joondunud. Seda keerasime ühe hamba ja auto käib. Uus tihend on kohal. Ma seda tööd ise ei tee, aga ma olin eile juures ja vahel joppab. Ja siin on nii palju asju vahetatud, et siit peaks väga korralik toode välja tulema. Lansekate pealt on roostes, aga see on ainult pindmine rooste. Sellega saab tegeleda. Vot sellised uudised siis. Homseks peaks koos olema ja siis saab tegeleda juba muude asjadega. Mina olen sellises kohas nagu mõlgi murdja ja fookuse tõin siia, sest kerel oli 2 suurt koledat mõlki. Selline info. Ja lähme vaatame. Ma pole veel auto juures ise käinud. Igal juhul enne oli asi 2 kohast väga kole. Ma nüüd ega ma aru ei saa. Nad teevad üldiselt nii hästi, et ma ei mäleta, kus kohas mõlgid olid. Äkki oli siin üks, seda enam pole nagu näha. Ja teine oli siin. Mul on tegelikult pildid ka sellest, mis enne oli. Ülejäänud kere on veel minu poolt tegemata. Hind kokku 150 €, ehk siis soodsam kui värvida. Kiirem, eile tõime auto, tegelikult oli vist õhtul juba valmis või täna hommikul. Ja nii lihtne see oligi. Nüüd ma viin ta siit kohe ära
ja siis saab jätkata muude asjadega, et sõidu mõttes on ta korras. Käib ilusti, et siin on nüüd jäänud nii-öelda pisiasjad, üks pidurisupport tuleb vahetada, üks pidur on natuke peal. Ja muidugi kere, millega ma hakkan ka täna tegelema. You got a dream, you gotta protect it. You want something, go get it. Period. It's already night time, only feel alive when it's dark out, when the shadows come alive. Break the bones of my spine, but I'll be alright. Having trouble sleeping right when you're not by my side. It's already night time, only feel alive when it's dark out, when the shadows come alive. Break the bones of my spine, but I'll be alright. Having trouble sleeping right when you're not by my side. Smoking till I fall asleep. Every day I feel like 6 feet deep up in the mud. THC up in my blood, okay. All of this stress is worthless. Counting my blessings, no worries. I'm feeling my best when I'm high off this earth. Smoke till I turn into dirt. Shorty in the backseat, shirtless, I got all you need. Don't hurt me, just follow my lead. And I'll do anything to be good, just to make this shit work, babe. Rose from the concrete, out my own. I'm borderline, my feet are getting cold. I thought you were the one girl, but I was wrong. I tried to be a world, you had your own hand. It's already night time, only feel alive when it's dark out, when the shadows come alive. Break the bones of my spine, but I'll be alright. Having trouble sleeping right when you're not by my side. Päike hakkab tõusma, näengi päikse tõusma ära. Tegin enne nalja, et ega ma siit enne välja ei saa. Plaan oli täna selline, et tõin fookuse Mõlgimeestest, õhtul jõudsin siia, et teen kõik asjad täna ära. Esimesed kettad, klotsid, üks support, karpide värv, tagumiste tiivakaarte värv, salongi keemiline, pildid, kuulutus. No ei jõudnud ilmselgelt. Aga kere on valmis ja mina olen rahul. Minu arust oli väga hea. Siis pidurid on ka tehtud. Ühele poole siis uus support ja kettad, klotsid ka, kuigi oleks võinud panna vanadega ka kokku, aga kuna üks pool oli veits peal, siis tõenäoliselt ta võis olla kuuma saanud ja võis olla ka kõver mingil määral, ei tea. Jätkan homme. Vaatame siis natuke autot ka. Tal on laki koorumine, see jääb. Ma sellega vist ei tee midagi, see on stange peal, pole metall. See on minu poolt värvitud. See alumine äär on minu poolt värvitud. Ülejäänud kere on jumala hea. Muide sellel autol on uued karbid ja uued esitiivad. Siin ei ole täppigi roostet. Ehk siis see kere, nagu reaalselt, see kere on nüüd väga hea. Tagumine vasak koopakaar on siuke, et sellega peab mingi hetk tegelema uus omanik. Aga ilmselt mitte lähiajal. Ja see fookus üldse, nüüd on niimoodi, et selle lõpptulemus, olenemata sellest koledast tagaluugist, kus lakki koorub ja läbisõidust, mis on 280, on tegu parima fookusega siiani, mis mult läbi on käinud selle generatsiooni oma. Ühesõnaga põhjus ka. Sellel autol on nii palju uusi juppe peal. Eelmine omanik on siia jõhkralt raha investeerinud lootuses saada tast midagi väga head, aga kahjuks oli ta lammasrihm paigast ära ja seetõttu ta loobus sellest autost. Uus kütusepump, siis just vahetatud hammasrihm ja veepump, uus generaator, nagu ma ütlesin, uued küljakarbid, uued esitiivad, siis ma ei tea, kas vahetati või mitte, aga aju ja spidoploki kallal käidi. Üks esituli on kindlasti uus, teise kohta, no ma ei tea, korraga nad vahetatud ei ole.
Ma ei oskagi öelda, ja ma ei tea, ma võib-olla olen juba maininud, aga 2007 aasta auto ja kliima töötab niimoodi, et keerad nuppu ja kohe läheb. Et ma ei tea, ma ei ole ammu ei ole sellist asja näinud. Tavaliselt, et kliimad on ikka siuksed vähe väsinud juba. See ilmselt jäi taustale. See ei ole väljakutseauto, see ei ole müügiauto, see ei ole minu auto. Et kui keegi seda märkas, siis selline äge pill on siin garaažis küll iseenesest. Siin on vist vähe laiali praegu, aga ilmselt kes teab, see teab, ma vist ütlema ei pea, mis mootor siin on. Ma küll sõitsin sellega üks päev kõrvalist, meil päris tuus oli. Ja siin on ka üks projekt. Üle hulga aja üks äge B6 individual mingisuguse gifti varustusega. Aga see selleks. Ühesõnaga, tänaseks pood kinni aitab. Ilmselt siis +1 päev veel. Mul on olemas teine väljakutseauto ka. See on õues, sellest on eraldi klipid. Ehk siis 2 uut pilli on olemas. Ja järgmine auto tuli siis kiri eile, et pakkuda Opel Astra. Nagu väga ei reageerinud. Ma olin mulle väga Opelid ei meeldi. Siis hakkasin lugema, läbisõit ka 250 midagi, siuke suht mitte midagi ütlev. Aga siis mul hakkasid mingid asjad silma jääma. 2013 Astra Tartus, ma saan lõpuks ometi vahepeal minna lihtsalt sõiduautoga autot vaatama, võtan diagnostika kaasa ja lähen. Ja mis mulle silma jäi, 2 asja, mille peale ma siis lõpuks otsustasin, et ma ikkagi olen huvitatud. Number 1, inimesel oli ülinormaalne hooldusajalugu. Ketivahetusarve, mitmed suured tööd tehtud, arved olemas. Enda käes olnud, ma ei tea kui kaua, aga ma sain aru, et ikkagi omajagu. Siis uus auto olemas, mis vahel on õige info, vahel vale info, aga üldiselt see, kui inimesel on võimalus lubada endale värskemat autot, tähendab seda, et tal on olnud ka võimalus oma eelmist autot hooldada. Mulle see meeldib, ma olen sellest koolitustel ka rääkinud. Ja siis veel üks siuke väike detail, mis minu silma jäi, aga teised ei pruugi märgata seda. Ühesõnaga, ta ütles, et kerel on pindmistroostet, mis on suht tavaline 12 aastat vana Opeli kohta. Aga ta saatis pildid ja see pindmine rooste, ja see on olemas, aga teda on ülivähe, nagu reaalselt väga vähe, nagu ja siukestes kohtades, kus enamus automüüjad ei mainiks üldse, et teda on. Ehk siis, kui keegi ütleb, et kerel on pindmist roostet ja saadab pildi niimoodi, et on kogu kere roostes autol põhimõtteliselt, kõik tiivakaared on roostes, karbid on roostes, siis see tähendab seda, et nagu seal on väga palju värvimist. Vastukaaluks siis see inimene saatis mulle, et ka kerel on pindmist roostet ja sisuliselt pilt oli sellest, kuidas uks on lahti ja ukse sisemises nurgas on mingi näpuotsa suurune kobrutus. Millest me räägime, eks ole? See annab mulle vihje nii-öelda selle omaniku siis käekirjast, et ta on tõenäoliselt üsna pedantne omanik olnud ja annab ka mulle eelduse, et see auto on tugevalt üle keskmise heas korras. Ehk siis järgmised kaadrid juba auto juurest lähme vaatama. Koha peal see Opel vastas täielikult eeldustele. Mõned pisiasjad, kohati nii pisiasjad, millega tegelikult tegelema ei pea 2013 aasta auto puhul. Tegin siis tehnoülevaatuspunktis veermiku ja lekete kontrolli ka. Puhas leht nii-öelda. Ülevaataja ütles, et esimene üks õtsapuks kunagi võiks vahetuse peale mõelda. Aga lõtku pole ja seal nagu, ma ei tea, nägi võib-olla natuke aegunud välja. Mis veel? Sisu vajab puhastamist, aga ei ole midagi hullu. Proovisõit väga hea. Kliima töötas ideaalselt. Rool paar millimeetrit ühele poole viltu, lekkeid ei olnud, põhjaalune kuiv, karbid põhja alt vaates, ilusad servad pole ära tõstetud, hooldusajalugu muljet avaldav, ketivahetusarve kaasas, amordid kõik viimase mingisuguse aasta jooksul tehtud ja palju muud ka, mida ma kõik ei mäleta praegu. Ühesõnaga saime kaubale, see auto tuleb siis müüki regamistasu hinnas, ehk siis see on juba makstud selle auto pealt. Ülevaatus detsembrikuuni, kõik väga hästi. Nii et
lähme nüüd viime ta ära. Ja mis veel? Ma pole ammu sihukest asja näinud. Diagnostikas oli 0 veakoodi. Neid ei tulnud ka proovisõiduga juurde. Ehk siis oli 0, jäi 0 ja nagu üldse nagu kapotti rohkem lahti tegema ei pea. Kõik. See on nagu tore vahelduseks. Et ainult mingid reaalselt pisiasjad. Ühesõnaga proovisõidule mindi ja sellega just tuldi proovisõidult. Ehk siis autoringluse väljakutse autod mõlemad on väga reaalne, et väljakutse saab kohe sammu edasi. Oota, ma näitan sissemaksu autot ka kiiresti, mida mulle võib-olla jäetakse. Voila! See tahab siia jääda. Kus juures ma isegi olen nõus selle ostma. Ehk siis see sissemaksu auto ja ta on, kere on nagu on, eks ole, sisuliselt on mingi 8 detaili vaja värvida. Aga tal oli tehnika ülihea, ma käisin just proovisõidul nagu veermik, mootor, kast, kõik oli jumala okei. Et seal on mõned vead, aga vaatame, mis saab selles mõttes, et neid siukseid autosid tuleb osta. Vastasel juhul on keerulisem müüa, sest inimene tahab vabaneda. Aga pakkumine tuleb madal selle eest, sest et seal on tööd palju ja ta potentsiaalne väärtus ei ole eriti kõrge. Selline uudis veel siis, et Superb osteti ära. Ma filmisin ka, kuidas proovisõidule mindi Astraga, Superbiga oli juba siis käidud. Superb osteti ära hinnaga 4490 ja sissemaksu auto tuli ka asemele. Ja Škoda puhul on siis nüüd võimalik avaldada ostuhind ja kulud. Need on, panen siia ekraani peale. See teeb omakorda siis kasumiks sellise numbri. Loomulikult on müüdud ka eelmises videos olnud Focus. Selle auto müügihind oli nii palju. Ja kasum nii palju ja pärast Focuse müüki sellest tuleb küll teoreetiliselt maha Focus. See auto oli odav, sest et ta oli vigane. Ja tuleb maha nii-öelda teine auto ehk Astra. Aga nagu reegel on, siis need ostuhinnad hiljem, et siis kui autod müüdud on. Siis eelmise video üleskutse peale võttis muga ühendust üsna mitu firmat. Ma vabandan, et ma veel ei ole kõigile täpset vastust andnud. Tänud kõigile, kes ühendust võtsid. Sealt kindlasti tuleb nii mõnigi koostöö. Unustasin ühe asja ära. Värvipood on koht, kus ma käin tihti. Tartus on neid palju. Kui keegi on huvitatud sellest, et ka mingisugune koostöö teha, siis värvipood, võtke ühendust. Nii-öelda värvipoest ostame mitte ainult spreivärve, jah, odavamatel autodel tõesti, aga ka püssivärvi, lakki, krunti, pahtlit, liivapabereid, maalriteipi konkreetselt olen see nädal käinud 3 korda ostmas. Kattekilet ja nii edasi ja nii edasi. Ehk siis, kui keegi on huvitatud, kirjutage ja nii ongi. Viimasel hetkel tuli meelde, et värvipoele lisaks varuosad ka loomulikult, et sealt valdkonnast ka koostööettepanekud oodatud. Varuosa müüjatele ütlen kohe ette ära, et ma tean, et varuosade kate ei ole hulgihinnast reeglina väga suur, ehk siis kui keegi on huvitatud varuosadega mingist koostööst, siis võib kohe pakkuda mingid krediititoodetele välja, et ma ei eelda, et sealt mingid -80% soodustused juhtuvad asjadelt, millel see ei ole võimalik. Kõik võimalikud varuosad, mida videotes näha on olnud, et veermiku detailid, stabika, kondid, piduriklotsid, kettad, õõtsoovad, sarniirid ja nii edasi. Vahel mingid andurid, filtritõlid. Ja lähme nüüd siit ümber nurga, siin on väike üllatus järgmisesse osasse. Selle nimi on majatagune rida. Seda kliendid ei näe ja mina ei ole süüdi selles, et see siin nii suur on. Aga minu kolleeg Martin on süüdi, sest ta otsustas osta ära ühe
ettevõtte kõik autod korraga. Mitte päris kõik, aga paljud. Et siin on väike mõttepaus, et millistega neist tegelema hakata. Nendest 4 tükki on tegelikult autoringluse omad ka. Las nad jäävad praegu, eks varsti selgub millised. Igal juhul materjali siin on ja järgmises osas näeme. Selle episoodi võib nüüd lõppenuks lugeda. 2 autot siis, mõlemad on müügis. Autodiileri lingid on videokirjelduses ja läheb edasi. Et ühesõnaga vaadake kõiki osasid ja vaadake seda ja vaadake järgmist. The shadows come alive, break the bones of my spine.